Yo, what up? Mina olen William Kass ja täna õpetame siin trikirattaga tagurpidi saltot tegema. Let's get it! No nii, täna oleme Spot of Tallinnas, kus on kõik vajalik, et õppida backflip ära. Aga kuna tegu on ohtliku trikiga, siis pane esimesena endale kiiver pähe. Ning seejärel võiksid sa teada, mis tunne on batuudil backi teha, sest siis sa tead, mis tunne on ka rattaga minna tagurpidi ära, et siis ei hakka kartma. Aga see ei ole muidugi kohustuslik, sellepärast et ma tean päris mitut inimest, kes on ka niisama need ära õppinud. Aga lihtsam on, kui sa tead, mina näiteks oskasin enne juba maa peal ka täitsa teha. Sa võid proovida batuudil backi tegemist niimoodi, et sa kujutad ette, et nagu sul oleks lenks käes või terve ratas lausa ja siis lähed tagurpidi. Aga kui sul tuleb see mõte, et teeks batuudi ratta ja prooviks sellega teha, siis ma ei soovita seda, sest see on palju raskem, kui tegelikult päriselt minna juba rattaga tegema. Tegem te rattaga ja siis alles batuudi rattale. Nii, ja nüüd hakkame päriselt flipitama. Esimese asjana tuled siis foamputi juurde, mis meil on ilusti Spot of Tallinnas olemas ja proovid lihtsalt suure hooga hüpata niimoodi, nagu sa tahaks üle flyboxi, sest flipi jaoks on palju hoogu vaja. Lihtsalt hüppad foami ja jääd seisma. Ja kui see on olemas, siis hakkad proovima niimoodi, et hüppad selja peale, aga rattast lahti ei lase. Lihtsalt hüppad selili, laks, foomi ja hoiad lenksu endast kaugemal. Jess, ma õppisin tagurpidi hüppama. Samm 2. Pead ette kujutama, kuidas sa nagu flipi lähed tegema. Selleks siis põhimõtteliselt pead mõtlema niimoodi, et sa lähed täiesti otse, vaatad otse üles, pea on kuklas ja jalad peavad ka kaasa tulema. Et sa lähed nagu kikeri lõpus, hakkad nagu manuaali tegema, aga sa pead terve kehaga tõmbama ikkagi ja ei tee mitte mingisugust sellist külje pealt maandumise otsimist. Kui sa tõmbad ilusti kiiresti, aga sa pead tõmbama enam nii kiiresti, et nagu sa ei jõua mõelda, et kus see maandumine on. Et sa nagu lähed kiiresti ära, jõuad pealas pidi, siis sa näed juba, kuhu sa lähed ja siis hakkad reguleerima, et mis on vaja aeglasemaks, kiiremaks, mida hästi paljud inimesed kardavad. Minul oli ka ülisuur hirm sellega, et äkki ma tõmban ja ma löön kohe pea vastu rämpi ära, aga tegelikult see ei ole eriti võimalik, kui sa oled normaalse hooga. Et flipi kindlasti tee suurema hooga juba, lihtsalt seda vältida. Aga tegelikult on see, et isegi kui sa teed double flipi, siis sa ei löö oma pead ära. Ma olen proovinud, et nagu meelega ma olen proovinud oma pead siin ära lüüa. See ei ole võimalik. Ja nüüd tuleb samm 3 ehk läheb kütmiseks. Ehk siis, ma arvan, et sa tunned, et süda tahab täiega, on ju. Siis mõtled, kas sa ikka tahad teha. Aga selle vastu aitab see, kui sa põhimõtteliselt lihtsalt oled rahulikult, teed hingamise korda, oled silmad kinni, oled 3, 2, 1 ja siis lihtsalt lähed, on ju. Ja sa pead minema niimoodi, et sa oled täiesti kindel, et sa teed. Sa ei tohi ümber mõelda, sa ei tohi lahti lasta, sest foam on pehme. Sa ei saa sinna haiget, isegi kui sa kukud pea peale tegelikult. Ainuke asi, mis saab sulle haiget teha, on see su enda ratas. Kui sa lased lahti, siis su ratas võib sulle peale kukkuda ja siis sa saad haiget. Ja kui sa oled kinni, kukud pea peale, ega mitte midagi tegelikult ei juhtu. Sa võid hoida lihtsalt käed natuke kaugemale, et sa ei saaks võib-olla täpselt samamoodi rattaga pihta. Aga lihtsalt lähed, rebid otse ja hoiad kinni ja naudid seda. Ühe korra saad üle pea ära, siis lihtsalt lähed ja teed järgmine kord ära. Nii lihtne tegelikult ongi. Ja kui sul nüüd jäi kraadidest näiteks puudu ühe tõmbega, siis aitab see, kui sa lihtsalt kikeri peal tõmbad natuke ennast kiiremini, vaatad kindlasti pea kogu aeg taha ja oled rohkem keras. Ja mida rohkem sa oled keras, seda kiiremini sa keerled. Ja kui sa liiga kiiresti keerled, siis lihtsalt lükkad ennast lahti ära ja siis sa oled aeglasemalt. Et seda ei tasu teha, et sa oled paarrampi, et siis suht tihti flipib seisma. Et kui sa näiteks läksid ja tõmbasid ennast paarrampi, siis järgmine kord proovi lihtsalt saad tagapool, nagu sa oleksid manuaalis põhimõtteliselt ja siis lihtsalt lähed. See on kõige kiirem. Duubel flipi teed ka niimoodi. Põhimõtteliselt saab backflipi teha vähemalt 3 erinevat tüüpi. Esimene on selline hästi kiire, kus sa tõmbad kohe lipi peal ennast hästi ruttu ära ja siis saad manuaali maandada. Siis teine on see, kus sa nagu lähed hästi kõrgele, et sa surud ennast kikerist üles rinnaga ja siis lähed kõrgusse, aga siis tavaliselt sa ei saa üle fly hästi hüpata. Ja 3. on see, millega on hea üle fly'd hüpata ja kuskile trikka vahele panna. Ehk siis sa lased ennast aeglaselt ära. See on tunne, nagu sa teeksid batuudil geinerit, et sa nagu lähed natuke rinnaga edasi. Lihtsalt hästi aeglaselt lähed edasi ära ja siis alles flippi. 3. kord spotis ja kohe flippi. Davai. Tahad siis kohe tõmmata või? Ma ei ole proovinud, ma ei tea, teist moodi ma ei oska. Hai. Esimene katse MTV-ga flippi. Jaa! What? Kuidas see nii perfect oli? Aga sa nagu päris pole varem teinud või? Ei. Ma pole kunagi näinud, et keegi niimoodi kohe tõmbaks.
ja teine katse. Jou! Perfi! Teise katsega lihtsalt olemas. Nii, aga kuidas kommenteerid nüüd flippi siis? On raske trikk või? Ülimõnus. Kõik räägivad, et tagar on kõige lihtsam trikk. Oligi suht lihtne. Nagu trikkides 3-6 on raskem näiteks, ma arvan. Jep. No plaan oli kevadeks 3-6 kärad ja see... 3 sa ei tee veel või? Ei. Aga lihtne trikk pidi olema, pane ka. Jah, tuleb panna. Ja kui trikk on nüüd foami selge, siis on järgmine samm tulla siia resi peale või otse teha vineerile. Siis saab ametlikult trikk tehtud. Aga kui sa tunned, et sul on vaja veel lisakindlust siia, siis sa võid alati võtta foami, panna natuke esimeseks korraks peale. Et näiteks Liisile see töötas üli hästi. Tõmbas ühe korra peale, aspid ära, viskas me foami minema ja siis tegi päriselt. Saad sina ka proovida. Et põhimõtteliselt on ka see värk, et kuna sa näed, et foam on allpool, üldjuhul parkides on, siis sul on sinna kauem aega teha, kui otse päris rämbile. See tähendab seda, et sa pead natukene kiiremini flippi tõmbama, aga no mitte väga palju kiiremini, aga noh, lihtsalt suhtes kiiremini. Kui sa tunned, et läheb liiga kiiresti, lükkad ennast lahti ja sa võid ka maha astuda, ütleme, kui sul peaks hakkama üle minema, siis lihtsalt võtad jalad maha, astud maha. Järgmine kord teed täpselt õige hooga. Nii, ja flip on selge, siis sa võid hakata proovima midagi sinna vahele panna. Alguses siis foami, kõige lihtsam on minu meelest, Ragnar. Minu meelest kõige lihtsam on flipis näiteks X-upi teha, sellepärast saad juba selles õiges asendis. Et lihtsalt jalad natuke taha poole, teed X-upi ära, lebo. Ja järgmine mõte on teha näiteks 1-8 flippi, selleks siis teed nagu tavalist flippi, lähed pealaspidi ära, siis keerad puusast ja natukene peaga ka. Ja siis ta keerab sul kohe 1-8-sse ära. Ja jah, nii ongi. Ja nii lihtne see backflip tegelikult ongi, et põhimõtteliselt kui sa saad trikirattaga tehtud, siis saad tõenäoliselt tõuksi või ma ei tea, rula, millega iganes ka teha MTB-ga, aga... Kui sulle tänane video meeldis ja sa tunned, et sellest oli kasu, siis pane üks mõnus thumbs up ja jaga seda ka oma sõpradele, kes peaksid samuti flippi õppima. Aga kui sa tahaksid rohkem õpetusi saada, siis pane üks mõnus litakas subscribe nupule. Mul tuli just politsei ukse taha, ma ei tea, mis nad tahtsid siin. Igatahes lähen igal teisipäeval üles uusi õpetusi, nippe, vlooge, Game of Bike videod, ürituste ülevaated ja nii edasi. Tasub jälgida ja aitäh sulle, et sa täna vaatasid. Näeme järgmine nädal. Peace! Ciao!